Suur tänu teile. Mul on väga hea meel siin teie ees olla. Hea meel, et ma saan teiega jagada oma uuringut. Ma tunnen, et need uurimistulemused on väga olulised ja need aitavad meil mõelda viisi, kuidas me näeme lähisuhte tapmisi. Läheks nüüd aga esimese slaidi juurde, palun. Siin natukene teile sellist üldist konteksti. Konteksti selle kohta, miks me selle uuringu ette võtsime. Ühendkuningriigis oli 2012. aastal selline avalik konsultatsioon ja otsustati, et kõige parem on mõista koduvägivalda läbi sunnimeetmete prisma ja mõista siis just sellist nagu rohke vägivallaga koduvägivalda. Nagu te teate, on koduvägivald erinevat tüüpi. Kontrolliv sunnimeetmetega tüüp on üsna levinud. Ja tihti on vaja seal ka erinevate ametkondade tuge ja koostööd. Sunnimeetmed kriminaliseeriti Inglismaal ja Walesis ja teistes riikides on seda samuti hakatud tegema. Seadused on seal üsna uued ja seaduse sõnastus on ka, sundiva kontrolli seaduse sõnastus on ka üsna uus. Kuid see on ikkagi teema, millest on räägitud juba pikalt. Rääkides sundivast kontrollist, siis on seotud tõsise kahju tekitamise ja võimaliku tapmisega. Ja see kõik pani mind vaatlema, et mis on see mudel, mida siin saaks kasutada ja kuidas toimub eskaleerumine, nii et jõutakse tapmiseni. Me uurisime. Ühendkuningriigis on koduvägivallapõhiste tapmiste ülevaate. Ehk alati, kui toimub tapmine, siis tehakse selline ülevaatev dokument. Ja ma tean, kuidas neid toimivad, ma olen seal nende protsesside juhiks. Ning vaadeldakse asju kronoloogilises järjekorras ja vaadeldakse, et mis asjad eelnesid tapmisele. Nii et meil on väga palju sellistes dokumentides head andmestikku. Me saime kasutada neid andmeid, et jõuda oma leidudeni ja analüüsida, et mis on selline tüüpiline ajaline järjestus, mis asjad juhtuvad tavaliselt enne, kui toimub tapmine või enne, kui kedagi haavatakse tõsiselt. Ja kui on mingid üldised reeglid, siis saaks sellist raamistikku rakendada, et ka tuvastada, et kas antud juhul võib siin asi minna nii hulluks, et jõutakse tapmiseni. Vaatlesime 400 juhtu. Siis leidsime, et peaaegu iga juhtumit iseloomustab teatav juhtumite jada. Ning seadsime selle kronoloogia etappidesse, mis meie arvates olid olulised ja mis näitasid, et tegu on riskantse juhtumiga. Nii et jõudsime siis sellise 8-osalise jadani, mida mina nimetan siis selliseks tapmiseni viivaks
jadaks ja iga etapi kohta on seal kirjeldus, miks käitub ohver nii, nagu ta käitub. Ja iga etapi puhul me teame ka, et kuhu ta võib edasi eskaleeruda või kas ta võib tagasi poole minna. Ja see on väga oluline riski hindamisel. Ja see aitab kõige ohtlikumad kurjategijad siis ka tuvastada. Vaadelgem nüüd neid 8 etappi ja vaatleme iga etappi ükshaaval ja selgitame, mis need on. Kõigepealt esimene etapp. Et siin on kirjas ajalugu, suhte algus, suhe, päästik, eskaleerumine ja nii edasi. Siin on selline graafik, kui te tahate, siis ma võin selle teile saata, nii et see on sellise kõrge resolutsiooniga. Vaatleme nüüd igat etappi ja räägime neist ükshaaval. Et palun järgmine slaid. Esimene etapp, ajalugu. Peaaegu kõikide juhtumite puhul oli nii, et korrarikkujal oli ka mingisugune eelnev koduvägivalla ajalugu, sundiva kontrolli käitumine, jälitamine, midagi sellist. Need inimesed, need tüüpilised kurjategijad olid üsna kergesti ärrituvad, nad tajusid kriitikat rünnakuna. Mida ma tahan öelda on see, et enamik inimesi ei tapa oma partnerit, te jõua sinna. Nende inimeste puhul, kes aga sinna jõudsid, neil oli teatav eelajalugu. Ja nad olid teatavat tüüpi, sellist kontrollivat tüüpi. Kui me tuvastame neid etappe, siis me saame paremini ohvreid ka kaitsta, kui on tuvastatud, et mõni inimene võib olla potentsiaalne tapja. Nüüd, kui 2 inimest kohtuvad, siis tavaliselt arenesid asjad edasi väga kiiresti. Tihti koliti ruttu kokku, naine jäi kiiresti rasedaks. Sellised armastusväljendused tulid ka mehe poolt. Ja tihti oli see mees väga armukade. Tihti peiti seda selliseks armastuse väljenduseks. Nüüd armukadedus ja omandiiha. Loomulikult on kõik meist vahel armukadedad, kuid kui on teatav muster, et mees ütleb näiteks, et mulle ei meeldi, et sa seda teed, sest see muudab mind armukadedaks, mulle ei meeldi, et sa selle inimesega räägib ja piirab niimoodi, siis see on midagi muud. Nüüd 3. etapp. Suhe. Igal juhtumi puhul oli nii, et suhtes oli väga palju partneri kontrollimist, jälitamine kui kontrollimehhanism. Kõikide juhtumite puhul oli ka palju vägivalda. See kindlasti on vägivald üks ohumärk, kuid kontroll on tegelikult ohtlikum. Iga juhtumi puhul oli näha kontrollimist. 80% juhtumite puhul oli vägivald, kuid mõningate juhtumite puhul ei olnudki sellist olulist vägivalda. Ei olnud nii, et ohvrid oleks pidanud haiglasse minema sidumiseks või nii. Kuid ka selline väiksem lükkamine, laksu andmine võib olla ohtlik, kui sellega kaasneb kontroll. Siin on siis sellised riskimarkerid,
mida me tuvastasime nende juhtumite puhul. And these risk markers actually appear quite a lot on risk identification checklists. Ja need on siis sellised nimekirjas, mille abil määrata, et kas olukord on riskantne. If you wanted to put a headline on it, what is coercive control? Mis on sundiv kontroll? I suppose somebody who wants to trap their partner Näiteks into a relationship. See on näiteks siis, kui partner üritab oma partnerit nagu lõksu jätta nende suhtesse, tahavad kontrollida, mida see partner teeb, kui paljude inimestega nad suhtlevad oma elus, kui paljud inimesed neid mõjutavad, sest inimene ei taha, et ta partner sealt suhtest lahkuks. Miks nad on nüüd järgmises etapis number 4, näeme, kuidas asjad muutuvad ohtlikumaks. See on selline päästiku etapp, siit me saame ka aru, miks see inimene tahab kontrolli omada. Ja sellises kontrollivas suhtes läheb olukord järgmisele tasemele ja riskantsemaks. Ja kõige olulisem päästik, mis võib viia tapmiseni, on lahkuminek. Ehk kui ohver üritab lahkuda sellest suhtest või siis kuritarvitaja arvab, et ta partner lahkub sellest suhtest. Siis võib juhtuda, et inimeste tervis halveneb, näiteks ohvril või süüalusel. Ja siis kurjategija võib ähvardada, et kõik läheb nüüd halvasti, pankrotti ja nii edasi, nii et lahkuminek on väga suur päästik. Nüüd 5. etapp, eskaleerumine. Kontrolliva inimese reaktsioon sellele päästikule. Vaadelgem lahkuminekut. Ohver võib-olla otsustanud, et ta ei taha enam selles olukorras olla, selles suhtes olla, tahavad lahku minna. Kuid vägivallatseja üritab neid panna meelt muutma ning kehtestada oma kontrolli. Siin me näeme, et tekivad murettekitavad käitumised, näiteks vägivald muutub sagedasemaks või tõsisemaks, mingisuguse vara põlema panemine ja nii edasi. Võib-olla see vägivallatseja ähvardab enda ära tappa. Selline ähvardus on väga ohtlik. Nad on hakanud juba mõtlema surmast. Tapmise ähvardused on väga levinud, kui inimene on vihane või meeleheitel. Käitumine võib siin muutuda väga kiirelt. Ühel hetkel võib olla vägivallatseja agressiivne, teisel hetkel võib-olla ta anub ja nutab või võib tagasi minna oma agressiivsesse olekusse. Nii et see võib olla päris kaootiline. Vaadeldes koduvägivalda üldiselt, enamik koduvägivallast jõuab sellesse etappi ja enamik koduvägivalla juhtumitest ka lõpeb siin. Siin juhtub tavaliselt 3 asja. Esiteks, paar saab jälle kokku, et ähvardused toimivad, anumine toimib ja partnerid tulevad jälle kokku, hakkavad koos elama. Ehk jõutakse tagasi 3. etappi. Või siis, et vägivallatseja otsustab, et ta läheb eluga edasi ja nad lähevad tagasi etappi number 1.
aga When this escalation on period murettekitavam, continues on kui see and on, eskaleerumine and then we jätkub move ja to jätkub stage 6. ja jõutakse So moving 6. on to faasi. stage 6 is a sign that we are in a much more high risk See on situation. nüüd juba We palju haven't riskantsem olukord. gone back to a stage 3 or stage 1. Me ei ole So if tagasi we could tulnud go on kolmandasse või to esimesse stage etappi. 6, wonderful. Nii, aitäh, et panite järgmise slaidi, So väga this hea. is a homicidal ideation. See on siis nüüd a tapmise change in thinking. peale mõtlemine. See on The mõttemuutus. perpetrator in our cases, we did a lot of cases and we've done a lot more, hundreds more even since then. Vaatasime väga palju juhtumeid, sadu. Siin vägivallatseja, et olukord on tagasipöördumatu, seda ei saa muuta. Siin nad hakkavad mõtlema, et neil on ainult üks viimane võimalus. Ütlevad, et on ainult üks asi, kuidas see lahendada. On ainult üks viis, kuidas see olukord lahendada, on karistada oma ekspartnerit. Võib-olla mõtlevad nad ka enda tapmise peale. Nii et väga ohtlik, kui nad ähvardavad suitsiidi teha. Nad võivad ähvardada ka tappa lapsed. Nüüd võib-olla on neil viimased püüded lepitada, jälitamine. Nii et see vägivallatseja mõtleb nüüd tapmisele kui selle lahendusele, sellele olukorrale. Ja nad kardavad, et nad kaotavad kontrolli selle suhte üle. Seda nad tahavadki vältida. 7. etapp. See on planeerimise etapp. Inimesed on vahel üsnagi üllatunud, et näevad, et tapmise puhul on ka planeerimise etapp, sest üldiselt arvatakse, et tapmised toimuvad spontaanselt, järsku, kuid uurides neid juhtumeid avastasime, et peaaegu iga juhtumi puhul planeeris vägivallatseja siiski seda käiku. Rohkem kui 80% juhtumitest planeeriti seda. Seda ei kinnita mitte ainult minu uuringud, vaid ka muud. Enamikel juhtudel toimub tapmise planeerimine. Nad mõtlevad seda ette mingil määral. Mõned vägivallatsejad planeerivad seda kuid, mõned planeerivad seda palju lühemat aega, võib-olla 24 tundi, aga planeerivad nad seda igatahes. Kui me oleme jälginud, mida nad internetis on teinud, siis meil on tõendeid selle kohta, et nad on planeerinud mõrva. Ja siis tuleb 8. etapp, viimane etapp. Siin toimub tapmine. See võib toimuda paljudel erinevatel viisidel. Näete, siin on teil nimekiri. See võib olla lihtsalt, see võib olla tapmine, see võib olla enesetapp. Sihtmärgiks võivad olla teised inimesed, tegu võib olla isiku kadumisega. Ja siis, kui meil on olemas mõrv ja me suudame kui meil on kadunud inimene või äkksurm ja meil on need 7 eelnevat etappi tuvastatud, siis me peaksime seda vaatlema kui võimalikku mõrva. Enamik paarisuhte vägivalda ei lõppe aga siiski tapmisega. Kui see aga nii läheb, siis on see väga suur ühiskondlik probleem. Ma usun, et kui me neid 8 etappi lähemalt vaatame, siis aitab see meile mõista, mis toimub ja võib-olla inimesi kaitsta. Siin on mõned näited, kuidas seda mudelit kasutada. Seda saab kasutada riskihinnangu protsessis. Samuti saab selle abil töötada välja sekkumise poliitikaid. Me võime igat etappi vaadata ja mõelda, mida me saaksime teha teises etapis poliitikate kaudu, et riski vähendada.
Samuti saab seda kasutada kohtus, et nõuda näiteks liginemiskeeldu. Kui meil on 6. või 7. etapp, siis on seda lähenemiskeeldu vaja. Samuti aitab see ohvritele riski eskaleerumist selgitada. Samuti aitab see korraldada uurimistööd politseil ning tõendeid koguda ning samuti surmaülevaateid koostada. Ja nüüd viimane slaid. See on seesama slaid, mis ma teile ennegi näitasin. Siin on siis graafikus, näete kõiki 8 etappi. See oli nüüd väga kiire ülevaade nendest 8 etapist. Mul on hea meel, kui teil on mõni küsimus, ma vastan neile meeleldi. Suur tänu, Jane. Meil on mõned küsimused. Can you share the actual content of the coercive control crime description? How the crime is Mis on sundiva kontrolliga seonduv kuritegu või mida see Ühendkuningriigis tähendab ja mis karistus selle eest on? Ühendkuningriigis kirjeldatakse seda kuritegu kui mingit mustrit. See tähendab, et tuleb leida rohkem kui üks intsident. Minevikus vaadati koduvägivalda kui mingisugust juhtumit, aga meie sundiva kontrolli seadustes on määratletud, et kontrolliv käitumine tähendab rohkem kui ühte sündmust. See tähendab, et politseinikud peavad natuke sügavamale kaevama sellest ühest juhtumist kaugemale. Kui me suudame tõestada, et tegu on mustriga, siis see on sundiv kontroll. Meil ei ole väga palju süüdimõistvaid otsuseid veel olnud, aga mõned on olnud ja mõned ohtlikumad vägivallatsejad on saanud võib-olla näiteks 5-aastase karistuse. Aitäh! Millist tuge te pakute ohvritele, kes on langenud siis tapmiskatse ohvriks? Kas teil on Ühendkuningriigis neile mingisugune tugisüsteem? See on keeruline küsimus. Siin on mängus kohtusüsteem ja samuti rakendatakse nende suhtes lähenemiskeelud vägivallatsejate suhtes siis. Ja ilmselt kõige parem viis vägivallatseja eest siis ohvrit kaitsta on vägivallatseja kinni pidada ja vangi panna. Tihtipeale mõeldakse koduvägivallast kui 2 inimese vahelisest vaidlusest, aga tegelikult on meil tegu ühe inimesega, kes käitub ohtlikult ja kelle ohtlikku käitumist on võimalik juba varastes etappides tuvastada. Meil ei ole mingeid erilisi spetsialiste ühesõnaga selleks tarbeks, vaid me kasutame kohtusüsteemis olevaid meetmeid. Kuidas te saate infole ligi? Sellepärast, et andmekaitse ja andmekaitse seadus on Eestis suur takistus. Erinevad asutused jagavad omavahel informatsiooni. Jah, te peate seda silmas. Infot peab jagama absoluutselt, see info jagamine on takistuseks absoluutselt iga surmaülevaate puhul, mille me siis läbi viime. Me teame, et see on probleem. Meil on teatud protsessid, ma ei tea, kas te olete kuulnud, meil on Ühendkuningriigis selline programm nagu MARAC. Kõik erinevad asutused, kes siis MARAC-i programmis osalevad, neil on lubatud omavahel infot jagada siis vägivallatsejate ja ohvrite kohta, selleks, et aidata ohvrit kaitsta. Ja see töötab päris hästi. Suur tänu. Kas te olete vaadanud ka tapmise toime pandud inimeste lapsepõlve? Mina isiklikult ei teinud seda, aga teised on seda teinud. Michael Johnson on seda näiteks väga lähedalt uurinud.
tema jagab sundivat kontrolli teostavad kurjategijad 2 kategooriasse. Esimeses kategoorias on inimesed, kes kannatavad mingisuguste isiksuse häirete all. Teises kategoorias on inimesed, kes sõltuvad oma suhtest siis, nende turvalisus ja nende tasakaal sõltub sellest. Meil ei ole otseseid seoseid sellega, mis lapsepõlves toimub. Enamik lapsi, kes kasvavad vägivaldses kodus, ei kasva üles vägivallatsejaks. Samas sõltub see jah, ühiskonnast ja sõltub ka isiksuse häiretest, mis konkreetsel inimesel võivad olla. Kas Ühendkuningriigis on tavapärane, et igat paari suhte vägivalla raames toimunud tapmist niimoodi põhjalikult uurida? Jah, on küll. Meil on siis lähisuhte vägivalla tapmiste ülevaated, mis me teeme. Need on kohustuslikud. Iga kord, kui leiab aset surmajuhtum, kui on enne olnud siis lähisuhte vägivalda või kui seda on siis paari suhtes eelnevalt olnud, siis tuleb koostada põhjalik ülevaade ning selle ülevaate tulemused avalikustatakse enamikel juhtudel. Ja me õpime neist ülevaadetest väga palju. Suur tänu, Jane!